ta tuleb maanteel lüpsik käes. Siis me läheme seenele. On algamas uus päev. Ei, seenele ei paku veel. Lüpsma. Pulli lüpsma. Ei, ma näen juba. Noh, Tori siidri. kõlab ju maitsvalt, aga see on selleks, et nautida seda lõpp-produkti, selleks tuleb natuke tööd teha. Koos peetud pidu on helgem, koos tehtud töö on kergem. Tori siidri talu. Presidendi vastuvõtt oleks, Herold ütleks, õpilane kiir saatjaga. Tere. Väga meeldiv, tervist. Tere, Ago. Karmo, väga meeldiv. Jõudu teile töökad käed. Täname. Saaksime natuke siidrit mekkida, aga enne me oleme nõus ka tööd tegema ja saaks osa aimusest kogu protsessist. On see võimalik? Te olete väga hästi asjast aru saanud, et enne töö, siis palk. Et, no, niimoodi. Maitseme kindlasti üle, mida me siin teeme, aga muidugi hea meelega tutvustaks teile, kuidas siis saab üleüldse õunast lõpuks siis see valmis toode. Täna on selleks õige päev. Tori siidri talu. Tere tulemast. Ja algab siis õunte korjamist. Täpselt nii. Kõigepealt lähme vaatame aeda, kuidas toredad õunad kokku saab korjata ja siis edasi teeme mõned olulised tööetapid täna veel läbi ja siis jõuame lõpuks ka sinnamaale, kui on asi valmis ja saame üle maitsta siis. Palju siin töötajaid üldse on, abilisi? Oma perega teeme suurema töö ära. Muidugi, kui on kiired ajad, siis aeg-ajalt võtame head sõbrad appi ja saavad ka siis sellised suuremad hoogtööd tehtud. Suur pere on? 3 last, abikaasa, terve pere on orjastatud. Et 5 põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt jah, ja siin vahepeal käib abilisi ka väljapoolt, aga põhitööd on kõik oma pere. 5 peaks hakkama saama sellise siidri taluga. Kes siia tee leiab? Kas tullakse mingi bussidega või nädalavahetusel keegi teeb oma perele väikese väljasõidu? Ja meil põhiline külastaja on tavaliselt kas mõni kollektiiv teeb toreda väljasõidu meie juurde. Teeme siin sellise, mitte ainult nii-öelda sellise degusteerimist, aga me teeme ka sellise hariva poole tavaliselt. Me valgustamegi siis, mis see Eestis toodetud siider õigupoolest on. Maitseme loomulikult kõige selle protsessi lõpus, aga oluline on inimestele nagu anda see teadmine ka meie poolt edasi, et mismoodi valmib siis see Eesti siider. Ja kõik see tootmisprotsess alati saab ikkagi külalistele siis üle tutvustatud. Minu jaoks on see siidri talu ja siidrifarmid ja siidrimajad, kõik alati, see on väga romantilise asjaga. Ma arvan, et lõpus saame siis teada, kas siin on romantikat. Või on ainult töö. Et kas pärast aastat või 5 aastat veel pere räägib oma vahel või räägib ainult õunapõllul või... Ainult olulised asjad. Tere ja aega, mul pole aega. Et siis saame äkki lõpus teada. Lähme vaatame, kui romantiliselt see meie tööpäev siis algab. Mina nagu kits kärneriks ei kõlba, ma arvan, siia tööd. Tead, kõige nõutum ametikoht, mida tihti küsitakse, ma usun, see sobib ka teie mastimeestele, degustaatori ametikoht. Meie ei tee neid jooke mitte sellepärast, et siis juua ja purju jääda. Huvitav. Jaa, meie teeme ikkagi neid jooke sellepärast, et esiteks säiliks elu maal, meil oleks omal töökoht siin mõnus toimetada ja teiseks, et me saaksime pakkuda siis ka mingit maitseelamust. Pigem need joogid, mida me siin valmistame, on siis eelkõige ikkagi selliseks toidu kõrvale sobitamiseks ja me tahame anda sellele kohalikule Eestile õunale siis maksimaalselt või siis kõige parema sükse vääringu juurde. Ehk siis mitte lihtsalt purju joomiseks kindlasti ei ole mõelda. Kas me jätsime teistsuguse purju? Ei, aga et kõik teaksid. Jah, muidugi. Põllule! Põllule! Õunaaed! Siin ta on. Väiksed arvsed puud. Üsna lapsed ja väiksed alles tõesti, aga eks siin ole ka juba selliseid puid, mis saaki annavad. Aga neid on tuhandeid sinna? Ligemale 6000. 6000? Ligemale. Pärit on siis? Valdav osa on ikkagi Eesti päritolu sordid. Natukene üht-teist on ka siia piiri tagant otsitud põnevaid prantsuse ja inglise siidrisorte. Aga suur osa ikkagi, paljud on neist ka eestlastele hästi tuntud. Aga päris kohalikku ka on? No näiteks Liivi Kuldrenett, Talvenauding, Tellissaare. Tori kohalikku? Tori kohalikku. Jaa,
need on niisugused sordid, millel pole nimegi veel. Ma olen siin käinud mööda jõekaldaid näiteks sügisesel ajal, kui õunad valmivad, ringi jalutamas, kolamas. Ja need metsikult kasvama hakanud õunapuud on tihti väga põneva maitsega. Ai, see on põnev, jah. Ja jätad selle puu meelde, kevadel, kui on õige aeg, lähed korjad sealt siis noore oksakese või 1-aastase oksakese ja poogid endale selle puu siis siia aeda ja seda siis saadki endale uusi põnevaid sorte. Ja, aga Seppo, kas sa tead, mis tähendab pomoloogia? Õunateadus. Õige. Väikesed, see ei ole niimoodi, et mida suurem ja mahlasem, mida magusam õun, et seda parem siidriõun on siis. Jah, tegelikult kõige parema siidri saabki ikkagi sellisest õunast, mis on võib-olla pisut väiksem, aga tema maitse on tükk-maad kontsentreeritum. Siin on happeid rohkem, magusust rohkem ja selle võrra ka kihvtim see siider lõpuks võiks tulla. On järukem nagu arooniat sööks ja suu. Ja suu jääb natukene mõrkis või pargine, võiks öelda. Keel jääb suulake kinni. Näete, jah, meil siin tõsine töö juba käib. Tere jõudu teile töötab ka. Tere! Ja asi tõesti käib ilma ämbriteta meil siin. Et meie siis oleme kõik oma pere usinasti tööle pannud ja korjame need õunad siis siia võrgu peale. Umbes täpselt nii. Näed, Ago, sa võid aidata mul siit natuke kinni hoida. Sepo, sa saad sealt poolt hoida. Ja siis mina raputan nüüd puu tühjaks. Oih! Siit läks natukene mööda meil. Ja ongi puu tühi, näete. Kui neid käsitsi peaks korjama, siis meil läheks siin pool tundi ühe puu kallal. Hullumaja. No soo, nii et Sepo, ämbriga ei ole siin midagi teha. Kui siis, on, ma näitan, mida saab ämbriga teha. Seepärast siia oleks naeru äärde tulla, selle puu juurde hakata võrke panema ja raputama. See puu on veel liiga noor ja siit saab rahulikult käsitsi ära korjata. Täpselt nii. Nii, ja ongi puu tühi. Kuku ämbrisse. Ja siis võrgutäis läheb juba kasti. Ja niimoodi meil see korjamine siin siis käib. Kõigepealt on vaja siis sõidutada õunad tootmishoonesse. Meil on ka väike traktorist siin olemas. Gloria. Palun näita, kuidas sa käid. Väga tore töö on. Ma mõtlesin, kas ma julgen ise sõita, aga... Sõida natukene maad edasi. Kaheksa-aastane. Tubli. Õunaaias ringi kuninganna käib. Ootab oma inglit. Vaat see töö mulle meeldib. Ühte ma ütlen, tööd ära karda. Sepo ja nüüd õunad selle konveieri peale. See on üks tüütu töö, aga tuleb ära teha. Üks haavad ju. No võid peoga ka võtta. See oli ebamugav. Sealt konteineri pealt ikkagi mädad ja puusadi välja. Hea küll, Sepo, mul hakkas kahju. Ohutus, ohutus. Ohoh. Mehaniseeritud. Mädad välja või? Ja sealt. Mine sortima, ja näed, siin ämbrid on alla. Vot selle jaoks olid need ämbrid. Ja siis nad juba... Mul ämber. Sorteeri. Ma olen rohkem puldimees. Ja sul on raske töö. Oot. Sai rapu.
loomulikult pesemine. Kõik asjad tuleb ju enne puhtaks pesta. Vana aerutaja tuleb kasutada. Jaa, kuigi see õuna välimine kõik polegi vist nii oluline, seepärast sisemine maht on oluline, aga noh, pestakse ikka mädad välja ja kuidas õunast kätte mahla saad? Purustad. Mitte suuga nagu sina, vaid masinaga. Tule vaata. Toormaterjal. Õunamoos. Õunamoos. Suhkrut sisse ja läheb. Raska. Oota. See on see. See on see. Ma tean. Õunamoos. Ei. Õun peab olema mitte liiga küps. Siis tuleb mahla välja. Ja hea oleks, kui kuskil 70% mahla saaks õunast. No siin on meil pressimise spetsialist Villem. Noormees tublistigi teeb meil siis sellest purustatud massist lõpuks mahla valmis. Villem, kas ise mahla ka jood vahest? Sedasi ta käib täiesti nagu kõik on näinud seda ja isegi teinud vanaema juures maal või kus iganes niimoodi kihiti laotakse plaatide vahele, riiete sisse ilusti ja sedasi kõrge torni ja siis pärast läheb ta siis sinna hüdropressi alla, kus siis juba maht välja temast saab pressida. Täna veel kasvas. Vaesikesed. Nad ei tea veel, mis nendest saab. Veel paremaks läheb. Aja jooksul jah, siin siidri puhul on nüüd see, kähku ei valmi kahjuks mitte midagi. Esiteks õunapuu kasvab palju aega ja pärast, et see siider nüüd küpseks saab ja valmis saab päriselt, siis tuleb veel paar aastat oodata. Laagerdumise protsess ja kõik see võtab aega. On siis tammevaadid. Need on siin tammevaadid jah, kus siis toimub joogi kääritamine ja laagerdamine. Suured uhked 600 liitrised vaadid, kus siis on joogil lasta siis küpsida ja laagerdada. Ja mis te selle jaoks? Edasi pillime ta pudelitesse ja pudelis juba jäävad siis veel edasi teisele kääritusele ja laagerduma pikaks ajaks. Ehk siis siin kastides on näha, kuidas need joogid on siis nüüd pikalt laagerdumas. Ja edasi, kui vaadata tähelepanelikult, tulge ma näitan teile siin valges. Ja nüüd selleks, et me selle sademe pudelist välja saame, on vaja, kui ma nüüd näen natuke lopsutan, on päris äguseks läheb, eks? Ja nüüd, et see sade kätte saada, on vaja need pudelid panna siia riiulisse pea alaspidi siis settima. Ja siin nad siis kuskil paar nädalat settivad. Ja meie käime neid siin aeg-ajalt siis tantsitamas, et see sade kõik ühtlaselt saaks ära setitatud. Kuskil 2 nädala jooksul iga päev üks tantsuring. Näeb välja siis niimoodi. Nüüd on see 2 nädalat tantsitamist meil selja taga ja jook on ilusti selgeks setitatud. Siin valges on seda näha, näeb ilus klaar. Ja see sade on nüüd kõik siis settinud ilusti siia korgi peale. Nüüd järgmine samm on see, kus me selle sademe igast pudelist ükshaaval välja võtame. Kuidas see käib? Lähme vaatame. Sepo, kuidas? Vaata, kui minul oleks siidritalu, ma ei ulata sealt ühevalt tantsita. Siin kossumehed tulevad. Siit. Jookseme! Lati pats. Kleepekad. Jaa, siin on meil siis etiketi panemismasin. Ja see tegelikult täpselt ootab siin teid, et saaks töö tehtud. Te olete tublid inimesed. Või seda peaks käsitsi tegema. Õudne. Noh, Nii. see on Alvar Johannes Alevi murdmaasuusataja toetuseks. See on kohalik. Jaa, tegu on meie Obaküla poisiga, kes talvel olümpiale Eesti esindama. No see...
meie kodaniku kohus on see, et teda sellel teekonnal natukene aidata. nii et õige. ja tundub, et meiegi oleme teda natuke aidanud. Uskumatult tublid inimesed, noh. Tegelikult see on ikka romantiline, et ma sain aru, et siia tootmisesse, sellesse jooki kohe, mida me maitsma hakkame, nii palju armastust pandud. Terve pere armastust, laste armastust, omavahelist. Seinad on aukirju täis, tänukirju, tunnustusi. Ja, meil ei ole midagi vastu. Mitte midagi. Tead, kes me oleme? Me oleme agroturistid. Jah, aga agoturist. Agronaudid. Agronaudid, jah. Aga mis on agroturism? See on nende kohtade külastamine, jah, kus tegeletakse põllumajandusega. Kalandusega. See ei ole lihtsalt maa. Ilus metsatalu. Jah, maaturism. Et inimestel on võimalik külastada neid kohti, mis on agroturismiga seotud. Yeah. Näha, saada osa tootmisest. Panna ise käsi külge. Nagu meie. Ja. Noh, mis me sellega teeme? No head töömehed, aitäh teile, teie abist on tõesti olnud palju meile kasu. Nii et aeg on siis nii-öelda proovida järgi, mis siis see tänase töö vili lõpuks siis endast ka kujutab. Kui me hakkasime mõtlema, mis majas enne oli, laut ilmselt. Jaa, tõsi on, see on 86. aastal täitsa nõukaajal ehitatud küla ühislaudaks. Et selliseid üksuseid just liiga palju Eestimaa peal ei olnud, aga siiski mõned olid. Ehk siis ta on ehitatud nii-öelda külarahva hüvanguks kolhoosi poolt. Igal perel oli oma väikene eraldi nii-öelda loomapidamine siin siis. Ja siis erinevaid elukaid siin peeti. Ma oma lapsepõlvest mäletan üsna erkselt kõike seda. Te olete ka siis kuidagi selle agroturismiga seotud? Võib nii küll öelda jah, et meie esmane töö on siis siiski ikkagi tootmine, aga väga olulisel kohal on siis loomulikult ka turismi pool. Et me võtame hea meelega külalisi vastu, tutvustame siis, mida me toodame, kuidas toodame. Siit klaasi tagant on siis ka näha, mismoodi see tootmine täpselt välja käib ja nagu teiega ka siis tegelikult teeme ka külalistega siis väikse ülevaate, mismoodi see protsess täpselt käib. Julgemad saavad ka käed natukene siidriseks teha, kui tõesti seda julgust on. Ja muidugi kõik siis lõpeb juba loomulikult selle osaga, kus me siis ka maitseme tootevaliku järgi. Üks asi, mis mul siis teile täna siin pakkuda on siis kuiv siider. Prutt ehk siis kuiv, eks ole. Ja aasta käib 2018. See siis tähendab seda, mis aastast pärit õuntega tegu on. See juba näitab, et ta on siis päris pikalt saanud pudelis laagerduda. Ja meie mõte ongi see, et me sellele Eesti kohaliku lõunale anname siis maksimaalse väärtuse. Teda siis pigem just nagu šampanjana pakkuda, mitte siis sellise odava lurrina. Et see on siis see meie mõte. Kas võib komplimendi teha, et see on väga ilusad sildid või etiketid? Täname väga, ütlen abikaasale kiidusõnad edasi. Tema on siis need kujundanud. Ja siin kesksel kohal on siis see meie logo, tori ja siis siin all ümber õuna ennast krussi keeranud on siis vesilik. Tihti küsitakse, et mis sisalik see on. Et tegelikult me oleme kujutanud jah siis vesilikku siin logo peal, kuna meil talu õue peal need armsad elukad tiikides elavad, siis otsustasime, et see võiks sümboliseerida meie talu väga hästi. Kaunis peekris kiirgav sisu, eks see jooma otse kisu, kui on väljast ilus koor, mille tuumast püsid noor. Aha. Tuleb nagu kulda. Ja ma ütleks ka ära, et kui jumal või evolutsioon oleks inimese loonud vett jooma, siis oleks tal pikk kael või pikk keel nagu loomadel, kes saaksid siis ojast või kraavist vee kätte, aga inimesel on tehtud küünarnukk täpselt õige koha peal, et ta saaks pokaali suu juurde suunata. Elagu evolutsioon.